tõesti suur aitäh Raul Õitspuule selle musitseerimise eest. Raul töötab igapäevaselt teatris, teatris, nii et täiesti läbi ja lõhki teatri inimene. Väga tore. Väga tore, et te kõik siia olete jõudnud. Minu nimi on Harri ja tõesti tänase päeva juhina on mul hea meel teid tervitada ülemaailmsel teatripäeval siin Paides ja meil on algamas 18. üle-eestiline erivajadustega inimeste teatripäev. Teeme selle puhul samuti ühe väikse aplausi. Et me saaksime kõik üksteisega tuttavaks ja üksteist tervitada ja ühtlasi teha sellise kohaloleku kontrolli, siis minul on ettepanek, et ma loen nüüd ette kõik tugikeskused, kõik kodud, kes täna siia on tulnud. Kui te kuulete oma tugikeskuse nime, võite lehvitada ja teised saavad teile vastu lehvitada või vaikselt aplodeerida. Kõik arusaadav, eks ole? Kui kuulete oma nime, siis lehvitame. Kõigepealt Maarja küla. Nemad on juba lava taga ennast valmis seadmas. Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool. Küla ole. Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskus. Hoolekandeteenused Tartu kodud. AS Koeru hooldekeskus. Pakla Kamphilli küla. MTÜ EIT tugiviisu. Kehra koduhoolekandeteenused. Küla ole. Põhja-Pärnumaa sotsiaalkeskus. MTÜ Meie. Kuusalu Hoolela. Türi päevakeskus. Vahtra tugikeskus. Kose sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskus. Ja tänavuse aasta teatripäeva korraldaja MTÜ Me hoolime sinust Paides. Tõesti tore, väga tore, et te kõik siin olete. Erivajadustega inimeste teatripäeva hakati korraldama juba aastal 2008 ja sellega tegid algust Raplamaa VPI tugiühing ja Vahtra tugikeskus. Sündmusega on rännatud erinevates Eesti paikades ja tänavu jõutud siia Paidesse, Paide muusika- ja teatrimaja suurele lavale, kus tõesti siis 15 teatritruppi meie ette kõik astub. Ja kõik need teatrilavastused, kõik need tükid on sündinud vanasõnade põhjal. See tuleb üks tore teatripäev. Enne kui läheme programmi juurde, natukene kiiresti ka tänasest päevakavast. Meie päev näeb kõigepealt ette üht tervituskõnet ja seejärel asume teatripäeva juurde. Iga etenduse eel ütlen mina, kes on parasjagu lavale tulemas ja teen neile väikese sissejuhatuse. Ühtlasi ütlen ma ka selle tugikeskuse nime, kes saab saalist püsti tõusta, siit läbi nende uste minna koridorist välja, paremale trepist üles ja lava taha ennast valmis seadma. Ehk siis minu mõte on see, et teie ei pea millegi pärast muretsema, teie ei pea kella jälgima, mina ütlen, millal ja kuhu minna, nii on väga lihtne, eks ole? Üks asi, mis on aga kellaajaliselt meil paika pandud, sest kuna vanasõnadest juba juttu on, siis tühi kott püsti ei seisa. Lõunapaus on meil kindlasti kell 13.15,
Sellest proovime kenasti kinni hoida, sest etendused võivad olla, eks ole, mõned minutid siia-sinna kõigil erinevad, aga lõunapaus on kindlasti 13:15. Ja pärast lõunat lähme etendustega kenasti edasi, siis tuleb meil pärast etendusi rändkarika üleandmine järgmisele teatripäeva korraldajale ja väike üllatusesineja. Ja kui üllatus, või tähendab väikene, suur üllatusesineja. Ja kui suur üllatusesineja on läbi, siis on oodata ka tantsuõhtut väikeses saalis siin samal kõrval. Nüüd on kogu päeva info ette räägitud ja me saame asuda piduliku osa juurde. Mul on väga hea meel, et saalis on tegelikult väga mitmeid külalisi, aga meid on siia tervitama tulnud Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Aplaus! Head teatrisõbrad üle Eesti. Mul on hästi hea meel teid siin tervitada ja loomulikult teeb minu südame soojaks eriti see, et väga mitmete teiega ma olen tegelikult varasemad aastad hästi palju kokku puutunud. Oleme koos ehitanud uusi kodusid teile, vaadanud kardinat ja mööblit. On väga palju häid koostööpartnereid, kellega koos me oleme seisnud selle eest, et erivajadusega inimesed saaksid samamoodi, nii nagu kõik teised, teha teatrit, laulda, tantsida, töötada, õppida ja tunda ennast kodus siin Eestimaal. Ja mul on väga palju isiklikke tuttavaid siin. Kindlasti tervitan Hoolela inimesi, kelle kasvatatud salatit ja kapsast ma igal aastal käin söön seal Salmistu kandis. Nii et selles suhtes on mul hästi hea meel teiega siin kohtuda. No mis see teater on? Eks me kõik oleme kuulnud, et öeldakse, et mis teatrit sa siin teed? Justkui nagu etteheitena, aga tegelikult, kui me mõtleme, siis see teater on ju üks suurepärane võimalus proovida elada mitmeid erinevaid elusid ja mängida läbi erinevaid rolle, mida meil oma eluajal ei ole võimalik kõiki tegelikult päris kogeda. Nii et teater minu arvates on hea võimalus katsetada seda elu kellegi teise sussides ja kellegi teise rollides. Olen ise ka tegelenud näitemänguga, olnud näiteringis ja saanud siis seeläbi katsetada erinevaid osi, siis ilusad ja targad inimesed, kes ma ise võib-olla iga päev ei ole olnud, samuti osavnäpud ja loomulikult uhked võitlejad ja rüütlid, mida ju ka tegelikult tahaks proovida siin elus. Nii et ma loodan, et ka täna teie näete siin laval väga ägedaid primadonnasid, esileedisid, vapraid sõdureid ja võitlejaid ja loomulikult ka esiarmastajaid, sest et see on kogu see emotsioon, mida see teater meile toob. Ma soovin väga, et see tänane päev ei oleks selline, mis ka järgmisel aastal kordub, sest et võimalus tulla kokku, võimalus läbi nende rollimängude tegelikult seda maailma tajuda teistmoodi, ma arvan, et see on üks suurepärane asi ja kindlasti ärge mõelge selle peale, kui midagi sassi läheb, improviseerige, mida kindlasti ju ka teile teie juhendajad on öelnud, et kui üks või kaks sõna läheb meelest, öelge see neljas. See ongi teatrimaailm, et siin saab väga palju mängida. Suur tänu teile kõigile selle töö eest, mida te olete teinud, et need rollid ära õppida ja loomulikult suur kummardus ka kõikidele teie juhendajatele, kes on teid aidanud tunnetada neid emotsioone, need sõnad pähe õppida, nii et müts maha kõikide teie ees, kes te siin täna laval astute. Veel kord suur tänu teile selle eest ja head ja meeleolukat teatripäeva. Taha ennast valmis seadma siis teise teatritrupi ehk Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli trupi, kes võib minna saalist läbi, kui äkki nad juba on valmis, aga kui ei ole, siin te olete, eks ole, võite minna siit kenasti saalist välja ja lava taha ennast valmis seadma. Kusjuures, kui iga etendus on lõppenud ja olete kenasti ära kummardanud, siis ärge veel kohe lavalt ära tormake, sest meil on ka fotograaf, kes teeb teie trupist kena pildi. Kõik aru saadab ja väga tore. Nüüd aga
saan ma ette lugeda Maarja küla tutvustuse. Nad kirjutavad enda kohta nõnda. Me ei ole mingi tavaline küla. Me oleme kogukond Lõuna-Eestis, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, kes saavad nautida rahuldust pakkuvat ja mõtestatud igapäeva ja tööelu. Külas elavad inimesed ei ole kliendid, vaid elanikud, kes oma elu ise korraldavad. Et nad sellega paremini toime tuleks, on külas tööpere liikmed, kes vajadusel aitavad. Meil on labürint, mida mööda käies mõtteid mõlgutada. Meil on imeline ujumiskoht taevaskoja lähistel. Meil on kume ehk kunst metsas. Tulge aga külla. Ja tõesti, ma usun, et sellistel kogunemistel nagu täna siin saate uusi tutvusi ja miks mitte leiate ka mõne toreda tugikeskuse, kellele külla minna ja mõnd tegevust koos teha. Ma korra piilun lava taha, vaatan, kas Maarja küla on iseenest valmis. Olete te valmis? Aha, noogutatakse. Mis siis ikka? Ütlen nõnda, et elame nüüd kaasa Maarja küla näitetrupile, kelle etenduse vanasõnaks on aega ei saa raha eest osta. Aplaus. Tere hea teatrirahvas. Maarja külale sattus selline tore vana sõna nagu aega ei saa raha eest osta. Aga Maarja küla ei tee kunagi mitte midagi ainult ühe asja pärast. Meie korraldasime ikkagi korraliku uurimisgrupi. Me vaatasime, mida kõike ajaga saab teha ja mida ajaga ei saa teha. Ja küsimus saalile on niisugune, kas aega katsuda saab? Ei saa. Ei saa. Nii meiega vaatasime, et oli palju asju jälle, mida ajaga sai teha. Nii et tänases etenduses olge tähelepanelikud, siin on teile palju nuputamist. Nii et head teatrielamust.
sändid. Ei laita. nii, ja tuli ilusti mikrofonist häli ka. Võite tulla korraks lavale tagasi, Maarja Küla, tulge lavale tagasi. Esiteks anname ka Maarja Külale üle heade mõtete hoidise ja teiseks tuleb fotograaf ja teeb teie toredast teatritrupist pildi. Nii, vaatame kõik siia ettepoole. Seisame ilusti rivisse, kas jääb pildile. Väga hea, aitäh teile.
kui tarvis, siis Vana-Vigala näitetrupp võib juba lava tagant tulla siia saali lavale ja panna ennast valmis, kui teil on midagi tarvis lavale ette seada. Ja siit saalist Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse näitetrupp võib liikuda koridori sealt trepist ülesse ennast vaikselt valmis panema. Aga Vana-Vigala kohta räägin nõnda, et tehnika- ja teeninduskool saab selle aasta 1. mail lausa 105-aastaseks ja toevajadusega õppijaid on õpetatud alates 1998. aastast. Näiteringi ja tantsu on koolis tehtud aga igal ajal. Kellel on soov õppima tulla, siis ootavad nad rõõmuga, sest õpetatakse väga erinevaid erialasid nagu autoerialad, ehitus, puiduerialad, käsitöö erialad, toitlustus, koduteeninduse erialad. Ja siit tekkis mul mõte korraks loetleda ka teatris olevaid erialasid. Kas kellelgi tekib mõni eriala pähe, kes teatris töötab? Näitejuht. Näitejuht, väga õige. Aga ma teen siis ühe kiire sellise loetelu. Näiteks näitlejad, lavastajad, dramaturgid, kunstnikud, kostümeerijad, lavatehnikud, helitehnikud, helindajad, valgustehnikud, butafoorid, metalli- ja puidutöölised, publikuteenindajad, turundajad, müügijuhid, kassapidajad ja siis ka teatrijuht ja kunstiline juht. Need on osad sellised erialad, kes teatris töötavad, nii et mitte ainult näitlejad, keda lava peal näeme, vaid ka väga paljud inimesed lava taga. Aga tundub, et kõik on valmis. Ma tõstan selle mikrofoni natukene eest ära. Ja ütlen, et Vana-Vigala näitetrupp esitab nüüd vanasõna maitse üle ei vaielda näidendi. Kuule, kas sa tead, mis ma nüüd laulan? Ei tea. Kuule. Hääletame kõik koos. Kellele meeldis minu lugu, tõstke käsi. Kellele meeldis minu lugu, tõstke käes. Aitäh! Kuule, kas sulle tantsida meeldib? Ei meeldi. Mulle meeldib veits. Mis see reis on meil on? Reit on.
Publik ka, palun tõstke püsti, teeme koos. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Suur aitäh trupile, palume teid siia ekraani ette korra. Siia, tulge korra siia ja fotograaf saab tulla kohe lavale ja teha näitetrupist pildi. Teie ees oli Vana-Vigala näitetrupp ja kusjuures mina enne mõtlesin, et oi kui pikk teatripäev, et kindlasti tuleb vahepeale teha selliseid venitus- või võimlemisharjutusi, aga näed, tuleb välja, et ei peagi mina midagi tegema, vaid need toredad näitetrupid teevad kõik ise ära ja panevad teid ka saalis tantsima. Vot kui vahva. Väga kenasti on ennast juba lavale valmis seadmas Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse trupp ja nüüd palume siit saalist lava taha ennast valmis panema Hoolekandeteenused AS Tartu Kodud Inimesed. Nii et Tartu Kodude Inimesed saavad kenasti ennast minna valmis panema lava taha. Aga järgmine trupp kirjutab enda kohta nõnda. Oleme Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskus. Me pakume teenust psüühilise erivajadusega inimestele, kusjuures kultuurilised tegevused ei ole meile üldse mitte võõrad. Suurteks sündmusteks on aprillikuus toimuv lauluvõistlus ja oktoobrikuus toimuv kokandusvõistlus. Seega tegemist on väga aktiivse ja toreda tugikeskusega meie suvepealinnas. Suvepealinnas? Kas suvi meeldib? Kellele ei meeldiks? Teeme sellise hääletuse. Siin oligi hääletus juba. Kellele meeldib kõige rohkem aastaaegadest suvi, tõstab käsi? Kellele kevad? Kellele sügis? Ja kellele talv? Aga mulle meeldib kõik. Kõik meeldib, see on hea moto, mulle meeldib ka enamasti kõik, aga tõesti nüüd suvepealinnast Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse näitetrupp on ennast valmis pannud, olete valmis, väga hea. Ja tänaseks vanasõnaks, mille järgi etendus on loodud,
on: kergem on haiguse eest hoida, kui haigust arstida. Teeme neile aplaudi. Seda arstidki imistavad ka. Miks ma liian haige pole? Miks ma ikka terve olen nendest naistest, kes mul tuttavad? See on sest, et tõusen varan, hästi võimlen ma ja harjutusi teen, sest et püsivalt iga päev on vaja kalastada endraani vees. Seda vanerahva tarkust tead, et küürakat parandab ainult haud. Aga pane kohvi tulele, mul on vist laulame. Mida keerukas õppetöö mul ees. Ikka täpselt, ma selle valmis teen. Töötan väsimatult aina, kui käib võistlus, võidan mina. Jõugan jää, ei külmas pärised. See on sest, et tõusen vara, hästi võimlen ma ja harjutusi teen, sest et püsivalt iga päev on vaja kalastada endraani vees. Tegelikult on selles kõiges midagi. Sa rääkisid nagu nokka. Paistab pealt ikka. Endale panin raske töö. Vaadake, püüan ja kohtuma ei löö. Kõike teen ma rõõmsat lauldes, minust väsimus on kaugel tõesti ja uljad laulule. See on sest, et tõusen vara, hästi võimlen ma ja harjutusi teen, sest et püsivalt iga päev on vaja kalastada endraani vees. See on sest, et tõusen vara, hästi võimlen ma ja harjutusi teen, sest et püsivalt iga päev on vaja kalastada endraani vees. Niimoodi see lugu läks. Ilusat päeva! Kas ma tean, mis tuleb teha hommikul ja õhtul peegli ees? Et naeratus sul oleks kena, hinge õhus vaskus oleks sees. Sa appi võta hambari, lase lekkud käed ja valid, kas sa hakkad pihta eest või tagant, vahet pole, aeg on käes. Laula kaasa, kui võid saad, sest nii on pesu palju rõõmsam veel. Nüüd siis algab hambapesu, ole valmis sa. Ehtusid kaasab kabe selgesse, saab kule veel. Hambad õhtul käin ja siis see poole liigun saatus keel. Miks on vaja hambaid pesta? Suus olevad mikroobid paljunevad pidevalt. Oligi nii või? Pesnud hambaid ja nüüd saab. No miks nüüd saab? Tulla see, kes julgeb ja
peab kandma mütsi, salli ja kindaid. Kraba müts, sall ja kindad ja paneme koos riidesse ja laula kaasa minu sõber Müts. Mina olen sinu müts. Mina olen sinu müts. Kas sa tead, kuhu müts käima peab? Kas sa tead, kuhu müts käima peab? Sina oled minu müts. Sina oled minu müts. Ja ma tean, müts pähe käima peab. Pane pähe müts ja käsi plaksuta. Oh, muusikasaatel on nii lõbus riidesse panna. Nüüd teie ette astub Sall. Mina olen sinu sall. Mina olen sinu sall. Kas sa tead, kuhu sall käima peab? Kas sa tead, kuhu sall käima peab? Sina oled minu Sall. Sina oled minu Sall. Ja ma tean. Või küll, või küll. Köhima ja aevastama ja kogu ja... Küll läheb üle. Oi, siis olen mitu nädalat pikali. Jaa! Lähen poodi. aplaus, näitetrupp võib astuda natukene pisut tahapoole. Niimoodi. Ja nüüd vaadake kenasti, võtke kõrvuti ja vaadake kenasti kaamerasse ja naeratus. Aitäh selle õpetliku näitemängu eest ja näed, äkki polegi lõunapausi vaja, et kõik saavad õunast kõhu täis. Me palume nüüd lava tagant siia lavale ennast valmis seadma, kui tarvis Tartu hoolekandekodude kodud, näitetrupi ja sealt nad juba tulevad. Ja saalist lava taha võib ennast minna valmis panema Koeru hooldekeskuse trupp. Koeru hooldekeskus võite vaikselt liikuda lava taha valmis panema. Aga järgmiseks ongi Hoolekandeteenused AS Tartu kodud, kus näitering tegutseb 2 aastat. Neile meeldib teater, näiteringis meeldib osavõtjatel käia, sest seal saame olla koos, saame targemaks ja meil on võimalus aega sisukalt ja lõbusalt veeta. Nende motoks on, et koostöös peitub jõud. Nad on lauluhimulised, rõõmsameelsed, sõbralikud, loomingulised ja armastavad oma kodulinna Tartut. Neil on hea meel, et just selles linnas elavad ja ühtlasi soovivad nad tervitada tänase teatripäeva puhul korraldajaid ja kõiki osavõtjaid. Tervitus! Selle toreda sooja aplausiga tervitasime meie neid omalt poolt vastu.
ja, sest nagu paljud ise teist ka teavad, et ega ei olegi ju nii kerge siia lava peale tulla ja paljude inimeste ette astuda. Esinemine, teatri tegemine ja näitlemine annavad aga julgust ju suhtlemiseks ja esinemiseks juurde. Nii et ma loodan, et kõik, kes te täna siin teatrilaval saate käidud, et siis edaspidi on julgust suurte rahvamasside ees teil esineda ja rääkida. Nüüd aga ma näen, et toolid on valmis pandud ja olete kenasti teiegi seal lava taga valmis. Väga hea, nad noogutavad. Me näeme etendust, mille aluseks on vanasõna magaja kassi suhu hiir ei jookse. Muu koirake on illuke, kui ta on armas minule. Oi la, kui ta on armas minule. Oi la, kui ta on armas minule. Ja elavad mu vanemad, kes ainult ja mul soovivad. Oi la, kes ainult ja mul soovivad. Oi la, kes ainult ja mul soovivad. Kaasid on kikkis ja käkugi kukub. Sinilil väike, miks sinagi tukud? Tõuse mu sõbrake üles nüüd juba. Käes on sul ammugi õitsemik luba. Ei tea, nüüd oleks vaja aiamaale minna, vaadata, mis seal on. Kui kõrgeks need on kasvanud kõik. Oi, kui kõrge ja kui suur. Vaatan õige, kas ma ikka kättega midagi saan. Hakkan nüüd tõmbama, vaatan. 1, 2, 3. No ei tule, no tehke, mis tahate. Ei tule välja. Perekes kallis, tule aitama kakkuga välja. Tõmbame ja üks ja 2 ja 3 ja ei tule. No mine tegi. No proovime uuesti ja 1 ja 2 ja 3. No ikka, on kõvasti kinni pannud. Mine. No vaatame kohe. Vaatame kohe. 1 ja 2 ja 3 ja no ikka ei tule. Huvitav, mis küll teha? Kutsu Eirappi. Kutsu Eirappi. Kutsume
Tule tagasi. Proovime meie kodu. Proovime nüüd ja. 1 ja 2 ja 3. No ikka ei tule. Mis nüüd saab, kõht on tühja, saalist ei saa kätte. Istume tagasi oma kohal. Vaata, kus on tänase see? Näsi. Vot nüüd on kassike selline lugu. Oota, kui sa lähed. Naaris kätte ei saanud, kõhtut teis ei saa. Kõht on kätte ja... No ikka lähme vaatame, kas ikka saad. No peaks ikka veel kõht on hirmus tühi, nagu tahaks süüa, aga ei tule mitte kuidagi välja. Vaatame edasi, mis saab. Jaa. 1 ja 2 ja 3, no ikka nii kange. Tervisoleja, tule appi. Vaatame, kas peab ikka välja tulema, ei saa niimoodi. Muidu ei saa, kõht on kogu aeg tühi. 1 ja 2 ja 3 ja ei tule, õtte kassile. Jäkka juba seda. 1 ja 2 ja 3 ja ei tule, mitte ei tule. Sinna vaatame. 1 ja 2 ja 3 ja no ikka ei tule. No kui kõvasti ta siis maa küljes on, siis ta aru ei saa. Minge kutsutud. Ja 1 ja 2 ja 3 ja no nüüd natukene hakkas liikuma. Ja kõige tulevasti. No nii. Proovige ja, lugege ja. 1 ja 2 ja 3 ja. Suur aitäh. Väike meenekotikene, kus sees on heade mõtete hoidis ja siis tuleb fotograaf ja teeb teist ka ühe kena pildi mälestuseks. Kokku poole ja naeratused näole, nii on ilus pilt tuleb välja. Suur aitäh Tartu trupile. Nüüd aga rändame me mõttes, kui te kujutate ette Eesti kaarti, siis alt niimoodi Lõuna-Eestist õige pisut lääne poole ja siis otse üles põhja poole. Sealt leiame me sellise toreda koha nagu Koeru. Me palume Koeru hooldekeskuse näitetrupi siia lavale ennast valmis seadma. Ja sama...
mis vanasõna oli? Elasid kord Eit ja Taat ühes külas kaunis. Varsti on tulemas allaad! Oksal teada andis. Külarahvast õnnes naeris, rõõmu tegi uudis. Eitel Taadel kasvab naeris. Peni uudis. Taat nüüd mõtles minna aeda, oma naerist üle kaeda. Eitsegi saas. Pane minna aeda! Nüüd naerist ka kaeda! Ei jätnud jonni meie Taat. Ütles. Tulemas on laad, naeris ole üle mõõta. Kutsun kappi naabri krõõta. Mõõdad ära. Läkski Taat siis ruttu aeda, et saaks naeri üle kaeda. Vaatas siit ja vaatas sealt. Piirus alt ja piirus pealt. Oi. Tuli kisa, naeris olnud väga visa. Kasvanud suureks nagu justkui maja, välja tõmmata see vaja. Tõmmata Taat proovis siit, ise ümisedes viid. Tirita siis katsus pealt, ei naeris liiksnud alguses ei tea. Kas mul jõudu üldse pole, Eitsa mulle appi tuleb. Kiirustuski appi Eit ja selga tõmmata uskleid. Tirid Eitle Taati koos, naerest ikka sama koos. Tütar aiab ringi keksib, et Eitle Taati juurde eksib. See on nii lahe. Tule appi lapsuke, meie tütre pitsuke. Sikutavad, sakutavad, vahelduseks raputavad, naeris kätte ei saa ikka.
kutsu sõbrad appi ikka. Tüdrukkoera kutsub, koer peab konti närikusku. Kus naeris teeb nalja. Ei ta taha välja tulla. Kutsub Eiki. Kus naeris teeb nalja. Ei ta taha välja tulla. Kutsub Eiki. Iideke tule appi, ära minna ennast appi. Iideke anda meile võtta, kus saalis võtta. Iideke meid tule võtta, et saaks naine võtta. Terve rivi ühes koos, naerist tiritakse koos. Ja aitäh, ei pea veel lavalt ära tormama, tuleme kõik siia ilusti rivvi ja teeme ka üheskoos ühe pildi. Heade mõtete hoidis kätte, seal on siis tõesti purgi sees häid mõtteid, mida saate omavahel jagada. Mõnikord, kui on kas või pilvisem päev, siis saate sealt mõne hea mõtte võtta, teeb tuju paremaks. Aitäh teile, aitäh! Kusjuures mainin ka ära, et see vanasõna, mille järgi etendus oli tehtud, oli, kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest. Ja praegu oli ka, eks ole, see naerise lugu. Muide, väga tihti juhtub nõnda, et Eesti teatrites on samaaegselt mitu sama näidendit mängida ja meil ka siin kaks täpselt sama loo peale üles ehitatud näitemängu, aga mõlemad väga erisugused ja isemoodi. Ja Koeru hooldekeskus tähistab oktoobris oma 75. tegevusaastat, nii et neil kohe juubel tulemas. Palju õnne neile juubeli puhul! Nüüd võivad ennast siin laval minu selja taga valmis panna Pahkla Kampilli küla tegelased, inimesed, kõik abilised võivad ennast siin lava taga ja minu selja taga valmis panna. Ja siit saalist palun Tugiliisu siis juba ennast sealt ustest läbi ja lava taha valmis seadma, sest nagu me kõik näeme, palju on kostüüme, rekvisiite laval kaasas, lavakujundust, see tuleb kõik kenasti valmis panna, enne kui siia lavale saab astuda. Meil ongi jäänud nüüd enne lõunat vaadata veel 3 näidendit. Ja Pahkla Kampilli küla tutvustab ennast nõnda. Meil on turvaline elukeskkond intellektipuudega täiskasvanutele kaasavas kogukonnas, kus toimub igapäevane elu läbi erinevate tegevuste. Asume Rapla ja Harju piiril Kohila lähedal. Oleme 1992. aastast alates üheskoos elades ja töötades püüdnud luua elukeskkonda, mis soodustab erivajadustega inimeste oskuste säilimist ja võimete arendamist.
meie elanikud osalevad kodustes toimetustes, farmitöödel, külla- ja kudumistöökojas ning aias, andes sel moel kõigile võimaluse tunda end väärikana, vajalikuna ja hinnatud kogukonna liikmena. Kusjuures ma hakkasin mõtlema nende vanasõnade peale ja otsisin internetist üles sellise fakti, et põnev teada, esimene teadaolev üleskirjutus Eesti vanasõnast pärineb juba aastast 1587 ja Hiiumaalt. Nii et vanasõnad on ikka väga pika ajalooga, juba 450 aastat tagasi kirjutati vanasõnu ja Eesti vanasõnad lähtuvad põhiliselt tolleaegse talupoja seisukohast. Pikad orjuse aastad olid vanasõnadesse tugeva jälje jätnud ja seal hinnatigi töökust, julgust, headust, ausust ja selliseid teisi positiivseid omadusi, kuid rohkemgi veel alandlikkust ja kannatlikkust, vastupidamist, piskuga leppimist, tasa ja targu toimetamist ja ettevaatlikkust. Elu mitmepalgelisus ning vastuolud tingivad suuresti ka asjaolu, et võib kergesti leida vastukäivaid Eesti vanasõnu. Nüüd aga ma loodan, et nad on valmis, noogutavad, et on meie ees Pahkla Kampili küla näitetrupp ja nende vanasõnaks on ükski kivi ei tõuse ilma tõstmata. Aplaus! Tere tulemast Pahkla, siin me elame. Meie oleme osa üheskoos loodud kodukonnast. Meie ei kiusame Kaljamaa. Meie toit. Meie toit. Meil on alati midagi tea ja me nõume puid. Teeme süüa. Ja veedame koos vaba aega. Meil on siin hästi tore elu. Siin sa ei tea mitte kunagi, mida päev sulle toob. Kui sa aga küsid igalt ühelt, mis neile siin Pahklas kõige rohkem meeldib, siis sa kuuled igasuguseid lugusid. Meie leht. Meie toit. Meie punamaja. Meie kaubatöökoda. Ja siis meie Anne tavaliselt lisas. Miks mu kivi on mulle nii armsad? Aastaajad annavad meile rütmi ja me elame nende järgi. Igal sügisel, kui me künname põldu. Tulevad välja miljonid kivid. Tavaliselt peame need kõik käsitsi ära korjama, aga sel aastal otsustasime streikida. Meil oli jalust rabav mõte. Las talv ja lumi teevad oma tööd. Sulab lumi peseb ja uhub kivid ära ning järele jääb täiuslik põld meie maitsvate terade jaoks. Nii tuli meile talv. Aprilli lõpus ütlesime talvele aga head aega ja ta läks oma teed. Vanad kivid jäid aga täpselt sinna, kus enne. Nad olid kaasa toonud isegi uusi sõpru. Jumal küll, siin küll midagi ei kasva.
juurde astus aga vana põllumees, kes tuletas meile meelde. Ühte kivi ei tuse võstmata. Jah, see on tõsi. Mida me küll mõtlesime, et kõik hea tuleb neile, kes ainult magavad. Ja nii, äkki on kõik hoos ja kivid korjatakse kokku. Nüüd ei unustame kunagi ära, et heaks saagiks peame kive tõstma. Ainult Anne jäi siia ja ütles. Miks mu kivi on mulle nii armsad? Aga kogu suve hooplesid ja võistlesid elanikud selle nimel, kes sai kõige rohkem kive korjatud. Et nüüd oma kivitõmbeoskusi näidata, olles motiveeritud selle aasta suurest saagist. Ja nii see läks. Saak sai koristatud ja kündja tuleb taas. Mis äkki see nüüd on? Künda ei saa enam künda. Hiiglaslik kivi, kõige suurem kivi. Mis siis nüüd saab? Kiirus siin enam ei aita. Muidugi mina olen väga tugev. Sul kivi jalas! Minul on vale kasi. Mina pihkavad saaks. Ei tööta! Me peaksime selle välja kaevama. See on hea mõte. Ja siis nad nii kaevasid mitu tundi. Ja siis, kui nad lõpuks leppisid kokku, kuhu see kivi viia. Püüdsid nad seda korraga üles tõsta. Anne aga ütles. Tegelikult ükski kivi ei tõuse tõstmata, aga teisest küljest ükski kivi ei tõuse tõstmata. Aitäh selle imetoreda etenduse eest. Ma proovin ise ka. Selle kivi jaoks läheb tõesti tervet truppi vaja. Kas saab ilusti pildi tehtud? Vaatame kõik fotograafi. Aitäh. Ja nüüd saab selle raske kivi siit ära kangud. Üksi võttis niimoodi. Tugevad poisid seal Pahkla külas. No, putruseid. Putruseid, jah, nagu alguses näha, eks ole, millega nad kõik tegelevad. Nüüd on aga lava taga ootamas lavale pääsemist erivajadustega inimeste toetusühing Tugiliisu, kes võib, kui neil vaja, tulla ennast siia kenasti juba valmis seadma, ehk on tarvis mõned toolid või lauad või kivid lavale vedada. Igatahes võivad nad seda juba vaikselt tegema hakata. Ja siit saalist lava taha toimetama palun ma nüüd minna Kehra kodu AS hoolekandeteenuste teatritrupil. Nii et Kehra inimesed võib-olla on juba läinud. On juba taga. On juba taga. Väga hea. No siis nad on juba kostüüme selga tõmbamas. Tugiliisukad kirjutavad aga enda kohta nõnda, et meie oleme
tugiliisukad. Me oleme vahva kamp, kellega käime palju ringi ja teeme ise palju asju. Oleme näitlejad, lauljad, kunstnikud ja muidu suured kultuurinautijad. Tegutseme Tallinnas ja ootame alati sõpru mujalt Eesti otstest meile külla. Nii et kui teil võimalus minna, siis tugiliisukad ootavad külla. Kusjuures nad rääkisid siin, et on suured kultuurinautlejad ja teevad teatrit ja näitemängu. Ja siis ma mõtlesingi, et see on nii vahva, et teil selline teatripisik küljes on. Mina olen ise ka teatriinimene ja see 27. märts ehk ülemaailmne teatripäev on kõikidele teatriinimestele selline pidupäev, kus paljudes teatrites üldse mitte ei mängitagi etendusi, vaid kõik teevad endale vaba päeva, mitte kõik, mõned muidugi ei tee, aga paljud teevad vaba päeva ja siis õhtul toimub ühes Eesti teatris teatriauhindade gala. Ma näen, et juba kõik on juba valmis pandud, peagi on nad lavale tulemas. Nii et kui teil on ka tänasest teatripäevast selline motivatsioon veel teatrit kogeda ja vaadata, siis õhtul näitab Eesti telekanal, ETV2 minu meelest, teatriauhindade galat. Nii et võite seda siis õhtul vaadata. Nüüd aga kõik on kenasti ennast siin valmis seadnud. Seatakse read veel paika ja ma saan öelda, et Tugiliisu teatritrupp on oma näitemängu valmimiseks kasutanud vanasõna, ega see pole rikas, kel palju on, vaid see on rikas, kes on omaga rahul. Teeme suure aplausi ja nad on meie ees. Tere tulemast mu armsasse metsa! Vaadake, kui ilus loodus meil siin on! Mets, kus siin rikkus on? Ei maju, ei kulla. Mida see pole? Kas tõesti? Aga mis kasu on kulla, kui sul ei ole hea elu? Aga mina tahan rohkem vett, aga kas see teeb mind õnnelikuks? Ei tea. Mulle kiired jalad! Mamma, mis te ka teate, raha on kõige tähtsam. Kas te teate vanasõna, rikkus pole see, kellel on palju, see, kes on endaga rahul? Mina kogun aina rohkem ja rohkem pähkleid, aga kas ma ka kõiki neid söön? Ei, siis milleks? Mina olen õnnelik, kui mul on hea und. Määu! Ma tahaks olla prints ja elada lossi, aga kas ma seal on rahul oleks? Mets on mulle, ma olen vaba, ma olen minu rikkus. Näete, kõik on rahul sellega, mis neil on. Mul on uhkena ja unete midagi puudu. Suvi puudu rahu südamest. Vihma sajab. Tulge sisse, siin on soe. Leedu, kus sul siin midagi uhket on? Oled alati rõõmus. Sest ma olen rahul sellega, mis mul on. Mul on ilus loodus, sõbrad ja rahu südamed. Metsas on ka keda. No näete, kas raha on rikas, kas raha on palju kui rikas? Rikas pole see, kellel on palju, vaid kes on omaga rahul. Aitäh, metsarahvas. Nüüd laulame viimase laulu. Kauges külas, kes oskab, võivad kaasa laulda. Kauges külas, vanaema juures, elas viimol, kohus suve, vanaema ja vanaisa.
teile. Astume võib-olla isegi paar sammukest tahapoole sinna ekraani ette, siis jääte te kenasti kõik pildi peale, kuna teil on tõesti suur teatritrupp laval. Nii, kas kõik näevad kaamerameest? Näevad, siis naeratused näole ja tore meenutusmälestus tänasest päevast. Näitetrupp, nemad saavad nüüd ennast siin lava peal valmis seada, kui tarvis asjad lavale tuua. Ja siis on meil lõunapaus. Teie juhendajatel ja siin vabatahtlikel kõigil on info olemas, kuhu minna, millal. Kuna meid on nõnda palju, siis on lõunapaus jagatud 2 osaks. On kõigepealt üks suur grupp, kes läheb siit samast sinna väiksesse saali ja siis toimub söömine ja siis on vahetus. Aga loomulikult on nendel teistel, kes parasjagu lõunasööki ootavad või kes on juba söönud ja ootavad uusi etendusi, võimalik siin maja peal ringi käia ja siin samas koridoris, jalutuskoridoris on meid ootamas siis kohvik, nii et kindlasti käige kohvikus, nautige seda ilusat teatrimaja, kusjuures kui see teatrimaja ehitati, siis selle arhitekt ütles, et mina tahangi siia Kesk-Eestisse teatrimaja ehitada, nii et väga minul ka suur rõõm, et te olete saanud just siia Paidesse tulla teatrit tegema. Vot kui vahvad rekvisiidid kõik lavale veetakse, sinna peale kirjutatud Karu Tauri pood. Eks me kohe varsti saame teada, et millega siis tegemist on. Kehra Kodune aktiivne üksus Harjumaal, kes laulab ja tantsib ja näitleb ja matkab ja mängib ja töötab. Ühesõnaga on neil nii palju erinevaid hobisid ja ühtlasi ütlevad nad, et nad on alati positiivsed ja sõbralikud. Ja see on loomulikult suur rõõm, et nad on positiivsed ja sõbralikud. See aitas neil kindlasti ette valmistada ka kohe meie ette tulevat näitemängu. Sest nagu te näete, siin on sarvepoisid ja Karu Tauri pood ja väga palju erinevaid toredaid asju. Ma usun, et see näitemäng tuleb kindlasti väga vahva ja nii nagu nad ise kirjutavad, positiivne ja sõbralik. Vanasõna, millest nemad on endale inspiratsiooni saanud, on, kus häda näed laita, seal tule ja aita. Nii et üks sükene väga ilus ja toreda mõttega vanasõna. Tundub, et kogu trupp on ennast juba peaaegu vist valmis pannud, liigutakse kenasti õigetesse kohtadesse. Ma astun juba mõned sammud lava pealt kõrvale, et saaksime hakata kohe peagi nautima näitemängu. Väiksed tehnilised täpsustused, anname ka mikrofoni näitlejatele kasutada. Ja võime alustada. Need
on meeles talveid muisted õnnelood. Vaadake, kui tore mõte avada siin kauges metsakülas päris oma pood. Hundid on ju ammu tahtnud saada endale talvesaakaid. Ja teistpoolt jõge Karupere kurtis ka, et neil kõik kausid juba mõrased. Peame leppima enda kasukate ja lõkkel küpsetatud toiduga. Lähme vaatame seda kapsunit. Ja lähme vaatama. Hästi. No tere, vaadake ringi, mul kõik siin, kui midagi ei leia, siis tellin juurde. Näitame seda kapsunit. Kapsunit. Aga mida teile pakkuda? Käsitööd, kodutehnikat, riideid? Ei teagi kohe, me alles vaatame. Mis see on? See on kell, see on raadio, väga hea raadio, see on antennid ka ja suured kõlarid. Käsitöö, mul üks pere kasvatab lambaid ja teevad käsitöö, teevad kindaid ja sokke ja mida veel vaja? Ei teagi kohe, aga mul oleks hoopis tassi vaja, teed pole kuskilt juua. Tassi? Palun siia poole siis. Need siin jah? Jah? Ahah, aitäh. Mis see on? See on käekell. Suured seierid ja näitab õiget aega ka. Ja palju ma ei taha, ainult kõlpa eest nüüd. Kell on küll vaja. Ma kuhugi on hilja. Ootan selle. Mina võtan kapsunit. Nägemist. Nii ilus kaup, hakkame räägime teistele ka. Hästi, nägemist. Tere meie jälle. No tere, kas ta? Miks nii norus, kas juhtus midagi või? Ei noh, esimesel korrad tulid rahvas, ostsid ühte teist, nüüd pole ühtegi hingelist. Kurb kuulda, minu ema oli küll õnnelik selle koti üle ja isa oleks oma raamatut teist korda. Noh, tore, kui kellelgi hästi läheb, aga kui nii edasi läheb, tuleb kauplus kinni panna. Kui saaks, siis kohe aitaks kuidagi. Aga mida mina üksi teha saan? Ma ei saa ju tervet poodi tühjaks osta. Ikka saame aidata. Lähme uurime, miks keegi enam karupoes ei käi. Aga kuidas me teeme seda? Käime kodust ja küsime, miks enam need karupoes ei käi. Võime ju proovida.
Isi maki. Isi ko alam na maki. Isi ko alam na maki. Isi ko alam na maki. Kaya mo lang ada kawasin kami. Kutsukas ole kodus. Isi ko pada. Isi ko pada. Vabandust, Tuissu, et me niimoodi Isi ko pada. Isi ko pada. aga me tulime Isi ko pada. Kuula. ja märkasime, et tal pole mitte ühtegi ostjat. Mõtlesime tulla uurima, et mis juhtus. Ka sina oled ka ju talupas 11 käinud ostmas. Kas või meeldikaup või? ostsin jah, see on kindlalt ostsin jah, see on ju täiesti praagis ja nendega midagi teha. Näita. Täitsa ilusad ja uued kindad. On lahti lõikanud, aga kellel on käälid? Minul on. Kas lõikad? Jah. Nüüd aitäh ja käige pane. Kuhu me veel lähme? Reinu juurde. Reinas ole kodus. Kodus. Vabandust, et me niimoodi sisse trügisime, aga käisime just Karutauri uues poes ja märkasime, et tal pole mitte ühtegi ostjat. Mõtlesime tulla uurima, et mis juhtus. Sina ka ju käid 11 ostmas. Kell on praak, mitte hetki seired ei liigu. Näita meile. Patareid ostmata, sest kell ei tööta. Osta patareid, siis hakkab tööle. Unustasid patareid ostmata. Aitäh teile. Loomad enam poes ei käi. Nad unustavad ära, kuidas oma uusi asju kasutada. Mõtlevad, et vilets asi. Lähme paari päeva pärast uuesti. Ja. Vaatame, kas müük on edenenud. Jah. Noh, terekes, kuidas saan aidata? Patareid on kellale vaja. Sellele. Kohe otsin. Noh, vaata. Noh. Tiksu. Ei saa kurta jah, aga kuidas te seda tegite? See polnudki nii raske. Selgus lihtsalt, et loomad ei osanud oma uusi kasutada. Ja vajasid veidi meie abi. Teised lihtsalt kartsid praegu kasutada ja ei julgenud tulla. No ma ei tea, kuidas ma teid tänada saan. Kole tänuväärne. Ja nagu öeldakse, Kus häda näed laita, seal tuleb ja aita.
suur aitäh, see oli väga vahva näitemäng ja tõesti palju toredaid kostüüme. Liigume kõik kenasti sinna kokku poole, et saaks fotograaf kena pildi teha ja võite ka natukene sammukese taha poole astuda. Nii on hea, jääb Karutauri poe silt ka pildi peale. Sarvepoisid jäävad välja. Aitäh! Ja aitäh kõigile esimesele 8 teatritrupile, kes on meile esinenud. Nüüd ongi kohe peagi aeg lõunaks, nimelt kella 1 saab esimene vahetus sööma minna.